Külastuskorraldusosakond on juba tugevalt üle 20 aasta olnud ja eks selle töö tulemus on nii nagu Hiiumaal, nii ka mujal Eestis näha, et meie põhieesmärk on ikkagi, nii nagu ma ütlesin ja nii nagu see eesti keeles ka kõlab, see külastuse korraldamine, see on siis nii riigimetsas kui kaitsealadel, see on nagu seadusest tulenev roll RMK-l. Kõik need objektid, kas need on siis telkimisalad, matkateed, matkarajad, ükskõik mis, mida me rajame riigimetsa, kõigile neile tegelikult eelneb tõesti suur töö ette, neile eelneb kõigepealt planeeringud. Tegelikult käivad sinna kaasa kõik võimalikud seired, mis veel ennegi eelnevad sellele projekteerimisele. Ja need on nii uute objektide rajamise osas kui ka edasiste rekkide osas, et üks olulisem seire on maastiku taluvuse seire, kus siis tegelikult jälgitakse aastaid ühte objekti, kui tekib kulumine, sealt tulevad suunised, sealt me hakkame selle järgi teda vastavalt rekkima. Et selline suur eeltöö tõesti eelneb nende objektide rajamisele. Ja selleks, et need RMK objektid püsiksid sellisena, sest nagu me teame, et see põhinimetaja on ju see avalik kasutus, millele nad peavad vastama ja milles me neid ka hoiame. Ja tänaseks ma julgen nagu öelda, et selle objektide korrashoiu me oleme saavutanud sellest ajast, mil meil töötavad koosseisulised loodusvahid. Nemad on siis mehed, kes on nagu iga peremees oma õue peal. Temal on oma ports objekte, tema need korras hoiab, tema need lõkkepuudega varustab, kempsud tühjendab, prügisvedu korraldab. Ja mis ma tahan nagu tunnustada nii hiidlasi kui meie külastajaid, et me juba siin äkki paar aastat tagasi alustasime ka prügi sorteerimisega. Nii nagu Hiiumaa sinna projekti läks, et on pakend eraldi korjata, alustasime me ka siin nendel suurtel aladel ja kui te siin ringi vaatasite, ka siin Kalestes toimub pakendi sorteerimine eraldi ja ma pean tõesti ütlema, et me pole mitte ühtegi korda saanud sellepärast ühisõiduarvet, et nad on halvasti sorteerinud, et see on nagu kingitus. Täna ma julgen väita, et me ei raja väga palju enam, mitte väga palju, vaid me isegi üldse ei oska öelda praegu nagu objekte juurde. Meie põhiline eesmärk on ikkagi nende objektide korrashoid, nende taseme parendamine, et me oleme nagu ajaga kaasas, et me suudame pakkuda nagu kõikidele huvigruppidele, ka raskesti liikuvatele inimestele just nimelt seda ligipääsetavust sellele, mis nagu olemas on. Ja nagu te siin Kalestes näete, siis siin täna peaks olema, aga meil kõik objektid ei ole veel täna sellised, et praegu meil on just lõppemas detsembri algusega Sääretirbi telkimisala rekonstrueerimine ja sellega ma saan nagu öelda, et RMK Hiiumaa objektidele on ring peale saanud rekonstrueerimise ring. Aga see ei tähenda seda, et me jääme loorbritele puhkama, me hakkame otsast uuesti neid tegema, mis tänaseks on juba 10 ja 12 aastat olnud.